järgmise suhtepööriste saate juures. Numbrit ei mäleta. Vist on 9, aga ma ei ole kindel. Võib-olla on 10. Mõtle, siis on juubelisaade. Ei, 10 kindlasti ei ole. Aga täna meil ei olnudki konkreetset teemat, millest rääkida. Et siin on nüüd viimastel päevadel on toimunud väga palju vaimseid, mingisuguseid isiklikke selliseid arenguid või muutusi. Ma pigem ütleks, et kui me lõpetasime eelmise saate tegemise seal hotellitoas, siis põhimõtteliselt sel hetkel juba toimus igast asju. Meil oli seal närvilisus ühte ja teistpidi, aga siis meil järsku plahvatas kõik. Küll oli eelmine nädal lõpp, siis seal meil nagu igasuguseid asju me avastasime ja tundsime ja läksime omadega, ühesõnaga avastasime oma hirmusid ja kuidas hakkame sealt siis tollest tegelikult eelmise saate salvestamise ajast pihta. Eelmisest saadet, nagu te vist mäletate, kes vaatasid, et me salvestasime Hiiumaal venna juubelil. Ja see oli selles mõttes huvitav kogemus, et ma tundsin väga selgelt ära enda kuidas ma seda nimetan, siis tegelikult see on emakast väljas olemise hirm. Aga ütleme, minu puhul see praktiliselt väljendub nagu selles, et kodust välja minnes läheb ärevus ülesse ja hea meelega ei tahaks minna. Ja ei saa ka aru miks, aga lihtsalt selline tunne, et peaks ruttu tagasi minema, et kohe läheb midagi halvasti. Et asjad on ebakindlad ja Ei, räägi sa, selles mõttes kellega sa räägid? Ma tavaliselt teeme seda omavahel. Selles mõttes. Ja ma ei kaamerasse rääkima ka. Aga seal ma tundsin seda väga ära. Ja see oli selles mõttes, see oli igati näha see, et sa selle ära tundsid, et sa nagu sinu see ärevus algas ju sellega, kuidas me üldse Hiiumaale jõudsime. Mul oli endal selline tunne, hiljem panin sõnadesse, kuidas me sõitsime praami pealt maha ja järjest kilomeeter edasi oli sul rohkem ärevust, rohkem öelda, rohkem probleemi. Ühesõnaga see ärevustase tõusis nii kiiresti, et mul oli nagu ma teadsin, et kogu see ennustus mu oma peas, mis mul oli juba 1,5 kuud või millal me sinna sünnipäevakutse tuli, siis ma teadsin, et see sünnipäevale minek on halb mõte tehniliselt. Ma teadsin, et ta saab raske olema. Ta saab raske olema, jah. Ta ei ole halb mõte, sest kui poleks sinna läinud, poleks ju näinud neid asju endas. Aga see on nüüd, ütleme, see emast eraldumatuse sümptom. Mina olen ju ema küljes kinni olnud, nii-öelda emakas sees, ei pääse sealt välja, ehk siis memmepaus. Sellest me oleme saateid ka teinud, aga nüüd me jõudsime päris mingit äratundmist. Aga see on see äratundmise moment, see, kuidas tegelikult oled nagu kodu küljes kinni ja sa igaks juhuks ei taha kuhugi minna. Sa klammerdud rutiinide külge. Samas mina olen, inimesed muidugi on erinevad selles mõttes, et mõni klammerdub väga rutiinide külge, on väga kõike endasse, iseendale kokku kahmi, väga omandihimuline. Minul on vastupidi, mina nagu püüan heitada selle kõige olemasolu. Ja vaata, mina ei ole üldse armukade, eks ju, pealtnäha. Pealtnäha sa ei ole üldse armukade, sa ei kontrolli mind üldse. Pealtnäha ongi, et mul oleks nagu kõige vabam, kõige lihtsam abielu maailmas. Ma kontrollin kontrollimata. Taoist nagu ma olen. Alles olid sa kristlane? Ma olengi kristlik taoist, nagu ma olen ennast Facebookis määratlenud. Okei. Nii, aga siis nüüd eelmisest nädalavahetusest rääkides, siis oligi meil ju see, et meil tuli see pidu ja me olime nagu mõlemad ärevusseisundis. Sina olid, ma ei oskagi, nagu kodust väljas olemise hirm ja kõik. Et see ärevus, kogu maailm kõikus sul nagu. Minul on see kerge suuremal või väiksemal määral ja ma usun, et ta nüüd palju paremaks muutunud, see sotsiaalfoobia, mis tekitas muus mõtte sellest, et ma teadsin õnneks paljusid inimesi sellest seltskonnast, aga mitte kõiki ikkagi. Ja tekitas minus sellise, kergelt öelda, tekitas suure ärevustunde see, et ma pean seal olema, mis tähendas loomulikult seda,
kuna ma ka ei arvanud, et see on vale, onju, siis ma jõin seal šampust ja veini, onju. Et noh, mis tegi mind veidi joviaalsemaks ilmselt, kui ma olen tavaliselt. Ja, mis suurendas veel minu ebakindlust, sellepärast, et see ainus tala, mille küljes ma olin, see muutus äkki võbelevaks. Et see kindlasti vähendab minu seda taluvust, eks ju. Oleks ma ise purjus oled, siis ei juhtu midagi. Aga vaat, kui me nüüd lahendame või mõtestame seda protsessi ka selles seisukast, et kuidas see on sümmeetriline, eks. Et sinu hirm peab olema sama suur kui minu hirm. Siis ma ütleks niimoodi, et see on niimoodi, et mina kardan maailma, sina kardad maailmas olevaid asju. Jah, nõus. Nagu me oleme arutanud varem, ma olen üksikasju nägev inimene, sina oled tervik. Sa kardad inimesi, eks ju. Neid, kes maailmas on. Mina kardan maailma tervikuna. Ma ei erista neid maailma. Minu jaoks üks hirmus asi, lähen mine. Kuhu sa lähed, maailm on nagu üks ju? Või siin kodus sulle tundub, et maailm on sinu kontrollida? No siin ta mulle tundub jah, selles mõttes, et minu võime maailma kontrollida, see tundub, ega ma siin ennast väga turvaliselt ei tunne, aga see on kõige turvalisem koht üldse. Mul on seal, nendes, kus on meil vundament, seal on mul vundamendi keskel on mul punane rist tehtud. Ma tean, et see on Centrum Absolutum. See on punane rist või? Jah, märgistasin ära keskkoha. No see on lihtsalt... Lõhkusid mu maja ära just. Ei, see ei ole mitte kristlik rist, see on lihtsalt märk. Okei, no räägides. Ühesõnaga, sa oled omal loonud nii tugeva turvavõrgustiku kui üldse võimalik. Ma hakkasin mõtlema praegu ühte, kui sa mäletad, siis seal juubelil ka isa rääkis Centrum Absolutumist. Ja see oli meil, omal ajal kodus oli traditsioon. Kui Tõnis sündis, siis hakkas juba, see hiljem hajus ära nagu. Aga siis, kui mina veel väike olin, siis põhimõtteliselt oli meil iga õhtune traditsioon oli see, et me panime kõik ninad kokku ja siis see oli Centrum Absolutum. Ehk et see keskmesse koondumine, see on olnud nagu alati minu keskkonnale omale. Ja siin ma olen samamoodi, siin ma tunnen, et ma olen Centrum Absolutumis. Ehk et minu vajadus selles tsentrummis olla, kus ma seal lapsed olin, see on äärmiselt tugev ja ma ei taha seal keskmest välja minna. Ja Hiiumaale minnes sa siis jätsid selle väga kaugele maha ja see tekitas sinust tohutut ebakindlust. No jah, minu jaoks on see juba peaaegu polaarmatk. No jaa, okei. Ja siis mis meil siis oligi see, et sina muutusid pahuraks. Mina ei saanud aru, milles su pahurus seisneb, sest ega sul ei olnud mõtet ka mulle kui suhteliselt sel hetkel joogisele inimesele nagu öelda, et kuule, et mulle ei meeldi see, et sa jood. Ja siis meil oligi hommikul, me hakkasime nüüd tagasi tulema, sinu närvilisus oli veel nagu selgelt suurenenud, sellepärast, et nüüd sa tahtsid koju saada. Siis sa seletasid mulle, kuidas me istume ilmselt 2 päeva praami järjekorras, me ei saa kunagi enam koju. See oli nagu see negatiivsus. Ärevus selles seisnebki, et psüühika genereerib kõiki neid stsenaariume, mis on katastroofilised. Just. Ja siis ma, kuna mul ei olnud mingit soovi nagu tõmmata edasi seda pingelist olukorda, siis ma ütlesin, okei, et lähme koju. Ja me hakkasime koju sõitma ja ma ei tea, kui palju Maarja meile ütles tagaistmelt, et ärge vaielge. Aga me ei tülitsenud, aga meil oli selline väga elav jutuajamine sellest eelmisest õhtust kõigest, mis me tundsime. Ja siis me jõudsime, kuhu me siis jõudsime välja. Et minu joomine tekitas ebakindlust. Aga minu jaoks üks oluline, kas ma ei mäletaks, see oli nüüd järgmine, aga üks oluline teetähis oli nüüd see vaidlus sinu selle äriprojektile. See catering, mida sa tahad teha, kuidas sa seda tahad teha. Kuidas sa sinna hüppad nagu sealt? Minu jaoks kõik need sündmused, mis meil nüüd on see nädala jooksul olnud, on järjest selginev vaade sellele, kuidas maailm on 2 poolega. Et nagu näed nii-öelda stereonägemist. Ja see on mul viinud ka teatud väga selgete tulemusteni. Selles mõttes, et praegu ma olen nüüd hakanud täiesti, esiteks mus
paar päeva tagasi või. No see väga ja oluline ei ole, me kumbki suuda praegu ajaliselt pole tähtis, aga ühesõnaga ma kogesin sellist, lugesin ühte mingit tsitaati, vaat ma sulle õhtul ütlesin ka seda, aga see läks sul ilmselt kõrvust mööda. Et see tsitaat oli kuidagi sellist, et ma armastan sind nii, nagu üks asi armastab teist teadmata, et armastab või kuidagi midagi sellist. Nii ma mäletan seda. Ja ma tunnetasin äkki ära, et armastus on minu sees täiesti minust sõltumatult. Ma ei pea selleks midagi tegema, et see armastus minust välja kiirguks. Ja minu jaoks see oli selline hästi võimas valgustav kogemus, et ma hakkasin ennast nagu tõeliselt päris universumina peaaegu tundma. Ja selles mõttes see universumina tundmine, ma olen sulle rääkinud seda, et eks ju sa ütled, et sul ei ole seda punkti, kust mina algab, eks ju. Et mul on see punkt, mis on siis, me võime vaadata enda sisse ju see koht, kus me kunagi viljastusime, kus me hakkasime välja kasvama, eks ju. Et see punkt on mul siin rinnus olemas. Ma olen alati teadnud, et see on see punkt, mis on meil kõikidel ühine, kõikidel inimestel. Alati oled teadnud või? Sa rääkisid mulle sellest alles nädalaga tagasi, et see on kõigil ühine. No ma olen tegelikult seda mõelnud päris ammu juba, aga ma ei ole leidnud kedagi, kes mind kuulaks selle koha. Aga see, kõik, mis selle punkti ümber on, need on omadused ja need eristavad meid. Aga see punkt ise, sellel ei ole mingeid omadusi. See on see puhas mina olen. Puhas mina. Ja see on täpselt sama sul, mul, kellel iganes. Eks ju. Et see on isegi hallil kivil on see sama. Ja see tegelikult on see, isegi universumil on see punkt olemas. Me teame kosmoloogiast, eks ju, et universum sai alguse suurest paugust, mis siis ongi põhimõtteliselt see sama punkt. See algsingulaarsus, millest kõik algas ja välja kasvab. See on täpselt meie sees ja meie ümber. See ümber ja sees on täpselt üks ja sama asi. Ja kui sa hakkad nägema seda kahepoolsust, mis on nüüd meil hästi palju nii-öelda välja mänginud ennast. Kohe me peaksime rääkima ka sellest sinu äriprojektist ja kuidas me selle üle vaidlesime. Siis selle kahepoolse nägemiseni jõudmisel sa hakkad aru saama, et see universumi, päris suurest universumist rääkides ja see suur pauk, mis me kõik teavad, et see seal on, eks ju. See on tegelikult see sama mina olen. Ei ole mitte midagi muud. See algpunkt, see algsingulaarsus on absoluutselt kõigil sama. On see hall kivi, kuusepuu, sina. Nii, ja nüüd seleta, miks see oluline on. Ja mis selle mõte oli? See on oluline sellepärast, et see tekitab mõistmise, kuivõrd üks me oleme. Ehk et on meis miski, mis absoluutselt ei erine. See, et meil on erinevad omadused. Me vaatame, ütleme nii, et see punkt on keskel. Olgu see algne suur pauk. Iga üks meist vaatab natuke erineva nurga alt selle punkti poole. Selle tõttu on meie omadused on erinevad. Aga see keskne punkt, see tegelikult ainus tõeline asi. See on üks ja sama. Omadused on illusioon. Okei. Ei, ma saan sellest mõttest aru, aga ma mõtlesin praegu, et nagu, kuidas see oluline oli. See on oluline, ma arvan, sellepärast, et kui mul see äratundmine tekkis, siis minu sees lahvatas võimas valgus. Tõsiselt või? Jah. Sellesama tsitaadi peale, et ma tean, mis kuidagi andis mulle mingisuguse osutustrigeriks, mis ütles, et see armastus on meie sees vältimatult. Ei, selles mõttes, sellel tõel ei ole nagu üldse, seal ei ole kahtlustki selles mõttes, seda ma usun. See nagu kõik toimib ja see ühtne punkt ja see või kuidas iganes sa tahad seda nimetada, see on nagu teada-tuntud asi juba väga kaua minu arust, selles mõttes seal ei ole kunagi kahtlust olnudki. Aga ma nagu hästi ei saanud praegu aru, et millega see nagu kokku läks. Ei, see läks selles kokku, kui me hakkasime rääkima, kuidas me
näeme neid olukordi sümmeetriliselt tegelikult, et meie tunded on sümmeetrilised. Et kui mul on hirm, siis alguses sulle tundub, et mul on mingi kahtlane hirm, et miks ma kardan seda kohta, sina ju ei karda. Aga kui natuke süveneda, siis selgub, et sina kardad täpselt, sul on täpselt samasugune hirm. Ainult, et natuke teise nurga alt. Ehk et selles mõttes nagu ma ütlesin, et mina kartsin kodust väljas olekut lihtsalt. Sina kardad kõiki neid inimesi, keda sa seal kohtad. Okay. Aga tegelikult see hirm on meil üks ja sama. Me tunneme täpselt seda sama hirmu. Ehk et selles mõttes me oleme ka inimestega, kõikide inimestega üks. Et kui ma tunnen mingit tunnet sinu suhtes, siis see tunne ei tule mitte minust välja, vaid tunne on, ma olen seda enne kui rääkinud, on nagu meie vahel. Aga me näeme seda tunnet teine teiselt poolt. Ja seetõttu meile tundub, et näiteks, kui ma tunnen mingit valutunnet, siis mulle tundub, et sina teed mulle valu. Ja sulle tundub, et mina teen sulle valu. Tegelikult on see sama valu, mida me tunneme. Et kui me niimoodi õpime neid asju kahelt poolt korraga nägema, siis kaob ära see teise inimese süüdistamine. Et meil ei teki enam seda tunnet kunagi, et teine inimene teeb mulle paha. Sest teine inimene, esiteks ei ole teine inimene on mina ise. Seda küll, see on see, siia juurde läheb väga hästi see mõte, et kui sa tahad teine inimene muutuks, siis muuda ennast, sellepärast et automaatselt ennast muutes muutub kogu meie ümbrus, kogu meie maailm muutub. Ma ütlen, see välismaailm on mina ise pahu poolelt nähtun. Just. Ehk et meil on iseendale kaks erinevat vaadet. Üks vaade on siis see, mida me näeme siis välismaailmana ja teine vaade on see, mida me tunnetame sisemaailmana. See on mõeldud halvasti. Sa ei olnud igav. Ei, ma ei solvunud selle peale. Kahju. Et okei, ühesõnaga nii, ja nüüd edasi? Aga edasi, ma nüüd räägiks selle sinu äriplaani teema ka siia sisse, mis oli minu jaoks hästi valgustav, oli see, kuidas mulle tõeliselt tundus, et sa teed nii valesti, et nii ei saa mõelda. Ma tooks kohe ära selle, et minu jaoks oli minu siiamaani arvan seda, mitte nüüd see, et me avastasime, kuidas ühesõnaga pilgud selle teema suunas, vaid minu jaoks oli vale see, et vaata siin, mul läheb keel selma, et minu jaoks oli vale see, et sa hakkasid mind päästma. Sa hakkasid mind päästma pettumusest võimalikust. Ühesõnaga, sa nagu võtad ära minult minu kogemusõiguse. Kunagi ma mäletan, et sa ütlesid, et Eesti inimest ei tohi aidata sellepärast, kui ta ise abi küsib. Sellepärast, et sa võtad ära talt kogemuse, siis mis iganes kogemuse ta peab saama, kas selle failina või millega iganes. Aga kui ta ei küsi sult abi, siis ära teda aita, sest see on tema kogemus. Ja nüüd oli mulle tundus, et mul oli sama asi, et jah, ma tahtsin nagu praktilist abi ja praktilist nõu ja kõike. Aga et sa nagu sõitsid mulle nüüd sisse sellega, et ma nüüd tulen päästma sind sinu negatiivsest kogemusest või sinu pettumuse võimalikkusest või mis iganes. Ja see oli minu jaoks, see häiris mind kohutavalt. Üks asi on see, et ega me tegelikult, kuigi see võib tunduda niimoodi, et me läheme teist päästma. Tegelikult on see, et me läheme ise ennast päästma. Ei, ma tean, aga ma räägin, et see, mida sa tegid, oli see, et sa tegid mulle kohutavalt haiget oma arvamustega, et minu asjad ei tööta ja siis see oli enne seda, kui me avastasime selle nii-öelda kahelt poolt vaatamise. See oli selles mõttes oli tore vaidlus meil, et see jõudis. Tore. Mul ütlesin 3 korda sel päeval. See on veel 3 korda tore. Tappa saada. Aga ta oli sellepärast tore, et ta jõudis sarnase vaatenurgani välja. Ehk et enamus vaidlused ei jõua kunagi sinna. Enamus vaidlused on see, et vaidletakse ära ja minnakse sama rollit laiali. Aga meil oli tõesti, ma avastasin ilma, et kumbki oleks pidanud oma tõdedest taganema. Just. Me avastasime, et aga kui me nii vaatame, siis me näeme ju täpselt ühtemoodi. Et siis see on üks ja sama asi, et me ei pea enam vaidlema üldse. Ja see oli selles mõttes hästi valgustav mulle, et ma sain sellest aru, et kui ma näen mõnda teise
noh, mis iganes, ma ei mõtle nüüd ainult sinu puhul, aga see laieneb tervele no maailmale. ma eelistan, et see on ikkagi põhiliselt minu puhul, No ma ei näe sest teistest on mul jumala savi. Jaa, mul ka. Teisi ei olegi. ei no just täpselt, nii ei ole. ole. Kurat, küll sa lähed üle piiri. Aga see on muidu üks oluline küsimus, et tunnetades, et terve maailm on üks. Me ei tohi ära unustada, et kõik teised on ka olemas. Ehk et seal on mõlemad aspektid on olemas, nii üksik kui üldine. Et see, kui sa arvad, et ainult üks on olemas, et teisi polegi üldse olemas, et ainult mina olen, siis oled ülbeks. Ja noh, siis sa ei näe enam teisi. Aga kui sa tahad teisi näha, siis sa, kui sa tahad adekvaatselt seda ühte näha, siis sa pead nägema kõiki. Ehk et seda erinevust tuleb näha. Aga jah, et selles mõttes minu jaoks, minu seisukohalt ei muutunud see, või minu jaoks ei muutunud muu, kui see, et sina siis mingi hetk järsku said aru, et ma olen sulle kogu aeg rääkinud seda sama juttu, sa lihtsalt ei saanud aru, millest ma rääkisin. No põhimõtteliselt, jah. Ja sest minu jaoks, mulle, jah, ma olin selles mõttes tänulik ja õnnelik, et sa lõpuks ometi said aru, mis mu äriidee mõte või mis mu teema mõte üldse oli. Ja sa said aru, et see jookseb kokku või et see klapib sellega, mida sina arvad, ma võiks teha. No jah. Ja see tegigi mind lihtsalt õnnelikuks selles mõttes, et või see rahustas mind maha, sellepärast, et sa tegid nagu kõik, sa tegid minu jaoks maha mind niimoodi, et vaata, ma olen nagu väga selle poolt, on ju, et ma saan teha ainult asja, edukalt saan ma teha ainult seda asja, millesse ma suhtun kirglikult. Ja sellepärast ma ei suutnud nagu, mulle tundus, et sa tahad mult ära võtta nagu midagi. No mul oli kange tunne, et ma pean sind juhtima õigetele rööbastele kuidagi moodi, et ma ei tohi seda ütlemata jätta. Aga nüüd selle vaidluse lõpuks ma sain aru, et alati see tunne, kui üks tunneb, et teine teeb nii valesti, no kuidas ma jätan selle ütlemata talle. Siis tegelikult ongi see, et me lihtsalt ei näe teiste silmadega. Et sest teine ju mulle vastu vaieldes näeb seda situatsiooni sellisena, et see toimib. Ja kui ma ei näe seda sellisena, siis mul on midagi viltu. Ja et mitte tingimata, et teine teeb midagi valesti, vaid see tähendab seda, et midagi kogu selles protsessis midagi on viltu, siis kuidas mina suhtun. Vähemalt on kindel see, et ühel viisil, oletame, et me vaidleme mingi äriprojekti üle. Sina ütled, et räägid oma loo ära, ütled, et näed, see on lahe. Mina vaatan, et või kurat, nii ei saa mitte mingil juhul. Et seda äri ei saa teha. Nüüd, see, kas see äri välja tuleb või ei tule, see on täitsa ise küsimus. Aga fakt on see, et igal juhul on võimalik näha vähemalt ühel moel seda äri niimoodi, et see õnnestub. Ja see on see, kuidas sina seda näed, eks. Ja on võimalik näha sellisel moel, et see ei õnnestu. Eks see, kuidas mina seda näen. Ja nüüd ongi tegelikult vaja seda kahte vaadet. Et kui nüüd tunnetad ära, et need kaks vaadet, see minu ebaõnnestuv vaade ja sinu õnnestuv vaade, need on kaks võrdset vaadet, siis peaks hakkama paistma see, mis tegelikult on. Ehk et see on natuke lihtsustatud mudel, et sa võtad nagu mõlemad võimalused arves. Ehk et selles mõttes kumbki ei ole absoluutselt õnne. Ei minu ebaõnnestuv ega sinu õnnestuv. Aga kui sa paned need mõlemad koos tasakaalu, siis avaneb täiesti uus vaade. See on nagu kahe silmaga vaatamine, kus sulle avaneb kolmas mõõde. See on sümbioosi tekitamine. See on ilmselt sama, kui sa paned, ma ei teagi, kollase ja oranži paned kõrvuti, siis lükkad nad kokku. No ta on isegi natukene, ta on sama nagu kahe silmaga vaatamine. Sul on kummaski silmas kahemõõtmine pilt. Ja sa vaatad, sa ei tähtsusta ühte pilti rohkem kui teist, vaid võta need täiesti võrdsena. Ja siis sul tekib kolmas mõõde. Ja sellepärast mina 3D filme ei saagi vaadata. Sest mul parem silm vaatab kõõrdi ja ma mõtlen praegu, et tegelikult see klapib ka minu maailmavaatega.
tõenäoliselt, jah. ma ei näe 3D pilti, sellepärast et selleks peavad mõlemad silmad võrdselt nägema. Aga kuna minu parem silm on enamus ajast väsinud ja vaatab kuhugi mujale, siis 3D prillidega mul efekt tekib üliharva. Ma pean olema väga välja puhanud selleks, et ma saaks 3D filmi vaadata ja näeksin kogu täisefekti ära. Sest tihtipeale inimesed vaatavad muga, kes vaatavad muga filmi koos ja noh, on olnud paar väga head selliste efektiga filmi. Ütlevad mulle, et nägid sa seda ja ma mõtlen, okei, ma ei näinud seda niimoodi. Aga samas see on ka loogiline, see läheb ka kokku minu põlvevaluga praegu. Ma just mõtlesin sellele, vaata, haiged põlved näitab kanget maailmas edasi liikumist. Ainult kindlat sihti, mitte mingit paindumisvõimet kuhugi mujale minna. Ja ka seda, et sa ei ole nõus põlvitama. No sellele ma ei mõtle Sennema. Aga... No, see on üks näide sellest. Just. Ühesõnaga, seda ma mõtlengi, et minu maailmapilt on hästi kange. Ma võin erinevatest asjadest vaimustuda, aga mul tekib siis igasuguse vaimustusega tekib mul tunnelnägemus. Kogu ülejäänud maailm kaob ära kõrvalt. Mis siis on selle nägemisega? Ühesõnaga, kogu mu maailm on selline. Ma mõtlesin praegu, et mis selle taga on. On seal vaja teada seda. Ja ei pea kõike teada. See vaimselt tähendab see seda, et kui sul on väga ennast tähtsustav isa, siis see ajab selles mõttes maailma pildi paigast ära, et sa ei näe, sul kaob ära see kolmemõõtmeline nägemine. Ühesõnaga, sul on ta selles mõttes lausa nii-öelda väga selgelt nähtaval. Mul on lausa füüsiliselt. Ja. Et enamus inimestel ta ei ole nii füüsiliselt, aga põhimõtteliselt see on see, parem silm ka, eks ju, isa pool. Ehk et kui isa on väga-väga tähtis, ta on nii tähtis, et ta ei sünkroniseeri enam muu maailmaga. Ta läheb muu maailmaga täitsa raksu ära, sellepärast, et ta on nii tähtis. Siis tekibki see, et sul on parem silm. Sa enam ei suuda ema ja isa poolt tasakaalustada. Ja kui see on nii tasakaalust ära ema isa, see on ka, kui sul on eriti vähetähtis ema ja eriti tähtis isa. Okei, jah. Nad peavad omavahel olema, nad on omavahel ka sünkroonis, või sümmeetrias. Nad peaks olema, jah. No nad on paratamatult alati. Sellepärast, et ükski natukenegi tähtsam naine ei pea väga tähtsat meest vastu. Jah, seda küll, et aga kas selline, seal mingid harmooniat siis ei ole võimalik leida? Ei, see ongi harmoonia. See on selles mõttes harmoonia, et mehe ja naise tähtsustumine või tähtsus on tegelikult sümmeetrias. See on vastupidi, saab ka olla. Ja mõnel pidi saab olla. Just. Ma mõtlesin korraks, et kas sa oled jälle nagu troppi, ütled mulle, et naised on vähetähtsad ja mehed on tähtsad. Ei, see ei ole niimoodi, et ainult mehed saavad tähtsad olla. Meie peres, nagu sa tead, on vastupidi. Ei, ma ei tea midagi. Aga meie peres on mõlemad pidi. Oleneb olukorrast. Siin meil üks asi, milleni me võiks nüüd liikuda, mõte oli see, et ma avastasin sinu puhul. Seega meil oli 2 asja. Esimene oli see, et ma tegin sulle paar päeva tagasi, mõni päev tagasi haiget, on ju. Meil oli jutt... Jaa, siis kui sa rääkisid sellest minu memmepoeglusest. Just, et üks õhtu oligi meil ju see, et ma tajusin... Me oleme alati rääkinud seda sinu ema probleemi ja kõik ja see on alati olnud nagu väga selge, selles mõttes, et see ei ole mingisugune saladus, mida iganes. Aga me oleme... Aastatega, me oleme väga palju arutanud mehi, kes ei saa kodust välja, kes ei saa oma ema nii-öelda sülest minema, kes jäävad oma ema külge kinni ühel või teisel moel ja kes siis, kellel on see probleem väga tugev. Kui nad abielluvad või hakkavad koos elama naisega, siis nad tavaliselt jäävad nii-öelda naise külge kinni ja nad ei suuda enam lahti lasta kõik see. Ja siis me oleme sellest rääkinud ja me kutsume neid memmepoegadeks, ma ei tea, kas see ongi ametlik termin või mitte, aga see klapib sinna. No see on ühte tüüpi need ema küljes kinni olevad, kuigi tegelikult neid võib olla mitut moodi. Ei, loomulikult. Aga mida ma mõtlesin oligi see, et ühesõnaga see kogu selle värgi käigus tuli ju mitme päeva jooksul tuli minust välja igasuguseid uskumatuid asju. Minu jaoks on
üks suurimaid hirme, nagu sa tead, on vanainimeste eest hoolitsemine. Mhm. Mul puudub õrna aimdus, kuidas on võimalik, et ma oma ema või sinu eest, kui te olete seal väetid ja mis iganes lõpupoole. No sellepärast mul on süda haige, et ma pean südamesse surema. Mul ei ole võimalik voodisse jääda. Ei ole ja, sest ma ei tea, mis siis juhtub. Aga no ma ütlesin, selleks hetkeks ma pean olema piisavalt rikas, ma võtan teile põetajad. Ei, ma suren niikuinii veresoone ummistusse, selles mõttes ei ole muret. Ma loodetavasti ei ole see insult, mis võib aastateks voodisse panna. Okei. No point selles, et noh, kui me nüüd räägime asjast, siis see on minu üks kõige suuremaid hirme, on vana inimese eest hoolitsemine. Ja mitte, et ma oleksin seda kunagi teinud või näinud oma ema väga kannatamas selle käes. Ma ei ole päris kindel, sest ma ei ole emaga sest kunagi nii rääkinud. Ma ei ole vist tahtnud küsida seda. Noh, aga minu vanaema jäi enne surma, kas ta jäi 8 või 3. Täiesti niimoodi, et mitte midagi ei olnud võimeline tegema, kuigi minu arust ta sattus oma voodis täiesti liikumise ja rääkimise kõige võimetuna. Sattus ta kuidagi aeg-ajalt kuhugi teise ossa selles toas. Teise toa otsa. Aga see selleks. Ühesõnaga, pilt sellest ühest korrast, kui ma teda seal nägin, ma arvan, et ma käisin teda ainult ühe korra vaatamas selle 3 kuu jooksul, oli nagu surmale otsa vaatamine. See oli minu jaoks nii kohutav tunne. See oli nii hirmus. Enne seda ma ei tea, kas ma olen kunagi pidanud, peale seda ma ei ole ühelgi matusel olnud nõus Kirstu juurde minema. Igal juhul ma tekitas ja siis me avastasime minu surmahirmu ka muidugi. No sellest läbi selle kuidagi. Just, et see tuletab meelde surma. Just. Aga oligi, ühesõnaga mu vanaema reaalselt nägi välja nagu koolnu, nagu surnu seal. Ja mõte sellest, see tunne, et minu ema pidi ta eest hoolitsema. Ja see ülekantud tunne mulle endale, kuidas ma peaksin kunagi vanainimese eest hoolitsema, ka oma ema eest. Et ma tean, et põhimõtteliselt ma nõustun selle mõttega, et ema on mulle elu andnud. Ma ei ole talle küll võlgu midagi, aga Aga sa pead elu võtma. Ole vait. Aga puhtast austusest on see okei, on see ilus, kui ma suudaksin ema eest hoolitseda enne tema surma. Kui tal on abi vaja. Keegi peab hoolitsema, eks. Aga miski minu sees on, sest ma olen alati väga vokaalne olnud selles suhtes. Ma olen alati öelnud, et mina ei suuda seda teha. Ja nüüd tuli meil sinu memmepoeglus jutuks. Ja need, ja see kõlab nüüd väga koledalt, need memmepojad minu jaoks tekitavad must tunde, et need vaesed, ja ma mitte ei haletse praegu ennast, ausõna ei haletse ennast, aga need vaesed naised, kes kasvatavad neid edasi, sest nad on ikka, võtavad naisi kui emasid, on ju. Need naised peavad hoolitsema nende meeste eest ja siis need mehed on lõpuks, need mehed on minu jaoks see surev vana inimene. See on nii veider, aga see tunne mu peas, need memmepojad, need, kes ei saa endaga ise hakkama, need, kes käituvad nagu täiskasvanud titad. Nad ei suuda otsuseid teha, nad ei oska elada, nad suhtuvad oma naistesse nagu omandisse mingis mõttes. Seal on erinevad strateegiaid, millega need... Mul on peas pigem nagu see mõte, et vaata nagu sa oled öelnud, et põhimõtteliselt ta ei suuda ema tissist lahti lasta. Selles mõttes, ema on tema omand. Seda ma mõtlen, see on see... Ja kuivõrd ema on maailm, siis see omand kandub üle maailmale. Just. Ja ongi, ja siis kui ma sain aru, me räägime suga õhtul vatsa ja sa ütlesid, sa nägid, mu pilt muutus kalgiks. Ja see on päris koledaks. Ja ma järsku sain aru, et see on see sama asi, millest me oleme kõik need aastad rääkinud. Just. Ja ma sain aru, et sul sai just armastus otsa. Ei, see ei saanud otsa. See on ehmatus. Selles mõttes, et seda ei saa öelda. Selge see, jah, aga see oli kole. Ei, see oli väga kole, aga see tunne mu sees oli nii hirmus. Ja siis ma tulin üles ja istusin siin mingi 2 öösel
ja mõtlesin kogu selle aja selle üle ja siis mul lõpuks nagu hakkas nagu see, millest me oleme rääkinud ja see memmepoeglus ja kõik ja see kujutelm sellest mehest, sellest surevast lapsest. Ma arvan, et kõik naised või mehed hakkavad mind vihkama selle saate peale, aga see, ühesõnaga, nad hakkasid mu peas kokku minema lõpuks. Ma sain aru, mida see tähendab. Ma sain aru, et me oleme alati sellest rääkinud, et üks asi on see, et memmepoeglusi on erinevaid, aga et ma sain aru sellest, et ma teadsin juba, et sa oled selline. Ühesõnaga, et ma olen sind kõige sellega alati armastanud ja olen alati seda teadnud ja see ei olnud mulle tegelikult uudis, lihtsalt see väljend, see kujutel, mis... Ei, sa tundsid äkki ära, mis asi see tegelikult on. Ja ma arvan, et see, mille sa tegelikult ära tundsid, on just seesama, mida sa ka praegu ütlesid, selle sama sugulus sureva inimesega. Sest memmepoeg on tegelikult sündimata inimene. Ja põhimõtteliselt, jah. Ehk et ta on sünnieelses seisundis ja selles mõttes ta on surmaenergias. Ehk et ta on sealpoolsuses veel osaliselt. Ja see sind hirmutab, eks ju. Sina oled nagu hästi, kuivõrd sa oled selle detaili inimene. Kõik inimesed, kes pühenduvad detailidele, need on elusad inimesed. Ja kes nii-öelda tahavad tervikut hõlmata, need on siis, ütleme siis surnud inimesed. Ehk et tegelikult inimesed on erinevad ja ongi need, keda me kõik peame enda ümber elusateks inimeseks, tegelikult on pooled neist on tõenäoliselt surnud ja pooled neist on elusad. Surnud ei ole üldse halvemad. On teistmoodi. Aga siis oligi vaata see ja sellega, kui ma ütlesin sulle seda, tundsin seda alguses enne, kui ma pärast nagu panin kõik need kokku ja tegin sellest nii-öelda oma peas analüüsi. Ma tegin sellega sulle alguses juba õiget. Jah, sellel valul oli kindlasti, ütleme nii, et tal on tõe väärt. Ei, ma mõtlen, et nüüd võiksid sina öelda, et kui ma tegin sulle haiget, mis protsess sinu peas siis käima hakkas? Sest sa jõudsid ikka väga lahedate asjadeni järgmistel päevadel. Ütleme see, et ma olen memmepoeg. See, et ma olen ema küljest sünnimata. See ei olnud mulle üldse uudis. Sellest on nii palju erinevat põhjudel räägitud. Lihtsalt mulle tundub, ma ei ole kasutanud niimoodi. Ma arvan, mis mul oli tegelikult uudis, oli see, et armastus minu vastu võib reaalselt otsa saada. See oli see, mis tegelikult... Vaata, minu sees on see välistatud. Mind ei saa, kunagi... Kuna sa pole sündinud, siis sa ei ole võimalik ka maha jätta. Ja mind ei ole võimalik maha jätta selles mõttes, et mitte ükski naine ei ole kunagi mind maha jätnud, kui ma ei ole sellele mitu aastat vaeva näinud selle nimel. Ja nii suuri sigadusi teinud küll see teha annaga, eks ju. Ja minu peas üldse puudub selline option, et keegi võiks mind maha jätta. See on mul niimoodi ära blokeeritud. Ma peaks katsetama, aga ma ei taha tegelikult. Ja vaat sellel hetkel, kui see valu mu seest läbi käis, see käis sellest punktist läbi. Ja just, see ütlesid, jah. Siis sel hetkel ma tajusin, et ema armastus võib otsa saada. Ja see oligi see, mis haiget tegi. Ja see on minu kõige suurem hirm, eks. Sest see on see tunne, mida ma tundsin sündides. Et ema võib ära surra. Ja tema suri ära, eks ju, kuigi ta surnud, aga. Ja ma arvan, et see oli, sest peale seda, minu meelest mul see sisemine valgus tuli peale seda. Et see oligi, teatud mõttes see oli nagu viljastumise moment siis või ära sündimine siis. Mitte siis olemasolevaks tekkimine, eks ju, sinust käib see valgusjutt läbi, eks ju, ja see oli siuke, ma praegu tunnen seda, see on nii selgelt tunda siin sees, kuidas see käib. Ja ilmselt see puhastas minust midagi väga olulist välja, et mul järgmisena sai see. Aga oli sul mingisugune nagu, mis oli su nagu selline selge mõte või selge nagu reaktsioon sellele või edasine areng või nagu mingisugune asi, kuhu sa nagu tead, oskad sõnastada, kuhu sa kohe jõudsid või aru said? Mingi mõte? Ei, ma ei jõudnud kohe selles, ma ei mõelnud hetkega. Ja ma mõtlesin, selle peale ma hakkasin mõtlema, et see oli väga intensiivne tunne, mis minust läbi käis, see oli väga selge, terav, nagu välk oleks läbi löönud.
et see tähendab midagi. aga muide hästi huvitav oli see, et ma ütlesin selle alla ära ja ma tulin siia üles. Ja siis sa tulid üles järgi ja ütlesid, et sa tahad mu juures olla. Ja et sul läks nagu lahti see valgus ja kõik. Ja hommikul ütlesid mulle, et kas sa tead, kui haiget sa mulle tegid. Sa ei öelnud mulle seda õhtul. Ma ei öelnud jah, selles mõttes, et ma ise imestasin, miks. no sellepärast, et sa ei öelnud midagi valesti. Et see mul ei olnud siin milleski nagu, ma ei tahtnud sind süüdistada ja teades, kui kergesti sa süüd tunned, siis mul ei olnud nagu, see polnud oluline. Tähendab, see, et sa mulle haiget tegid, oli oluline. Või see, et ma valu tundsin, oli oluline. Aga see, et see valu tekkis seoses sinu käitumisega, see ei olnud selles mõttes oluline, et sinu käitumine oli absoluutselt adekvaatne. Ja selles mõttes, kuna mul ei olnud mingit süüdistust su vastu, siis ma otsustasin mingisuguse sobivama hetke, kus sellest saab nii-öelda neutraalselt arutleda, kus ta ei ole emotsionaalselt laetud. Aga, ja see oli muide jälle üks punkt, kus me oleme, minu jaoks on viimasel ajal on see sümmeetria nägemine kõiges. See on nii vohama hakanud, ma ei suuda üldse näha asju nagu ühe kaupa, ma näen ainult paari kaupa. Ma näen kõike 2 poolega. Ja kui sa mäletad, siis... Millal sa ükskord lonksu võtad? Kui sa mäletad, siis selle memmepoegluse koha pealt me arutasime ka seda, et ka see ei ole ju ühe poolega. See ei saa olla, eks. Ei ole. Ehk, et kui mina olen memmepoeg, siis oled sina järelikult issitütar. Kuigi, meil oli seal on veel, ütleme nii, et memmepoeg on üks, memmepoeg on see, kes emast kinni hoiab. Selle vastand on ka see, kes tahab emast absoluutselt erinev olla. Eks ju. Ja ma mõtlesin, et see on omaette nagu 2 poolega asi, et issitütar ja see emast erinevus. Et selles mõttes on kindlasti, kui sa oled memmepojaga abielus või koos, siis sa pead kindlasti vaatama, mis sinul on. Kus on see sinu analoogne asi. Selles mõttes, et see tunne, et ma olen memmepoeg, see on jälle sinu ja minu vahel, eks ju. Või see olemine. Et kui sa oled väga klammerduv, näiteks kui sa oled sellise inimesega abielus, kes on meeletult klammerduv ja midagi ei luba, siis selle pahu pool on tõenäoliselt, ma tõlgendan seda sellisena, et see on see, kui väga sa tegelikult iseennast klammerdad. Millest see? Elama, keeled elamast. Sa oled, ühesõnaga, kui üks pahupoole nägemise viis on niimoodi, et see, mida sina mulle teed, see on see, mida tegelikult teen mina iseendale. Aga see on aga see, et kui mina tunnen valu millegi pärast, mida sa mulle teed, siis ma seesmiselt teen seda tegelikult endale. Siis, see on jah, see on see, kui sa tunned, et ma teen sulle valu, siis see on tegelikult see sinu enesehinnang, kuidas sa ütled, ma tahan endale valu teha. Alateadlikult ma usun, et selline käitumine ongi see, mida ma väärin. Just, et see on see, mida ma endale teha tahangi. Sa teed endale valu läbi minu põhimõtteliselt, siis mina olen ju tegelikult sina selles sinu kosmoloogias. Selles küll on. Aga kuidas vastupidi? Ei, ma saan, ma mõtlen nagu, et mis sellega siis on siis lootusetu nüüd ring. Ei, see ei ole lootusetu, kui sa saad aru, et see on miski, kuidas sa endasse suhtud. Kui väga sa aheldad ennast iseenda sisse kinni. Okei, põhimõtteliselt nii teoreetiliselt see, kui ma elan koos kellegiga, kes on klammerduv, peitu pugev ja nii edasi, siis see on see, kuidas ma sees tunnen, et ma peaksin elama ja mida ma olen väärt või? Jaa, vaata, sina tunned ju, et sa oled ahistatud. Tähendab, sa ei julge tegelikult maailmas asju teha, sest sa kardad, et midagi juhtub. Mitte et ei juhtu, sina seda ei karda. Sina kardad, et keegi mõistab sind hukka. Eks ju. See on see, millega sa ennast surud maha. Ja see on
see on seesama asi, millega mina sind surun maha nii-öelda. Põhimõtteliselt seesama asi. Ehk et kui sinu hirmud kängitsevad sind sinu sisse, nii nagu vanade hiinlaste jalad, siis põhimõtteliselt sa kohtud või noh, siis sa elad maailmas, mis teeb sinuga täpselt seda sama. Ehk et see ongi, surub sind alla, mätsib su enda sisse kinni niimoodi, et noh, et noh, selles mõttes minu memmepoegus, minu võimetus emast lahti lasta on üks pahupoolsus on siis ka see, et on sinu võimetus ennast maailma lubada. Jah, sest mul on ka vist see, et ma vahepeal nagu sunnin ennast mingites hetkedes ja mulle vahepeal tundub, et ma olen muutunud julgemaks ja teen midagi. Aga siis ma võib-olla samamoodi nagu sinul see Hiiumaale sõit tõi hirmud välja. On see, et noh, kujutan ette, et mul on mingisugune suvaline komistuskivi, on see siis eksam tulemas või mis iganes. See toob kõik mu hirmud toob nii pinnale, et ma olen paanikaos põlvili põrandal ja võimetu liikuma ja tegema midagi. Ja see surub mind jälle koju tagasi. Selles mõttes see aasta see koroonakriis klappis väga hästi. Mul oli väga vaja põgeneda, sest see tuli täiesti õige. Minu jaoks oli see ka taevõnnistus jumala eest, kõik istuvad kodus, nii tore. aga no, vaata, sinul ongi, sina suudad maailma minna tegelikult ainult siis, kui sa vaimustud ühest asjast. See tähendab, kogu sinu fookus läheb absoluutselt tunnel nägemiseks. Ja selles tunnelis sa enam ei näe hirmu, sa ei näe neid hirmutavaid objektide ümberringi. Ja siis sa saad minna selles ühes suunas. Aga kui miski... Nii kui sa natuke laiemalt vaatad, nii sul hakkab nii suur paanika, et sa tõmbad enda sisse tagasi. Jah, just. Täitsa nõus. Ja sellepärast mulle sulgpalli mängimine näiteks, mis on täiesti hämmastav. Seal hallis on 100 inimesi, sulgpallivõistlusel ja nii edasi. Aga kuna ma fokusseerin kogu oma mõtlemise ja kogu oma vaimustunud enesetunde ainult sellele reketile, mida ma käes hoian ja sellele sulgpallile, mida ma näen platsil. Yeah. Siis ma suudan seda mängida ja ma naudin iga sekundit sellest. No just, see ongi see tunnel, sa näed ainult sulgpalli. Ja kõik see ülejäänud kaotab tähtsuse. Ja ongi nii, et noh, ja sellepärast sa ei saa kuskil seltskonda või noh, sa saad põhimõtteliselt minna, aga see on ebameeldiv. Ehk et nii kui sa vaatad natuke, vaata selle sulgpalli üle, sul on kontroll. Noh, okei, sa ei tea, kuhu ta täpselt lendab. Aga muide, see, mis sa hakkasid just ütlema, see kõlab täiesti õigesti. Kui mul on pisikese seltskonnaga näiteks, mitte üritused on liiga palju, aga näiteks rahvastes restoranis, väikse seltskonnaga oma lauas. Aga ma pean käima vetsus vahepeal. Tagasitulek vetsust on meeletult raske. Näiteks, noh, selles mõttes, et see on üliveider, võib-olla keegi ei samastu sellega, aga ma lähen vetsu, ma tulen tagasi ja kui ma ei näe oma inimesi kohe, siis ma tunnen, kuidas mul hakkavad kuklas, külmavärinad ja vastik, ma pean minema sellest rahvast läbi. Ja sel hetkel, kui ma näen oma inimest, siis ma saan tagasi tulla, aga mul läheb tükk aega nagu maha raunada ja uuesti sellesse tundesse sisse. Saad jah, siis haagid ennast ära sellest. Just, jah, see on küll mul jah. Sest noh, nagu kui sa mäletad, ma ei mäleta, mis see oli, aga oli Vanamõisas oli mingisugune asi, kas sa tegid teatrit kellegiga või? Sa mõtled, seal. See oli mingi üritus suur, on ju. Mingi Laadaplatsil ja mingi rahvateatris. Just. Ja sa olid sa tegid seda laval ja sa jätsid mu üksi selleks ajaks vaata sinna. Võib-olla oli asjaga, aga see ei olnud oluline sel hetkel, sest mul oli, ma olin nutma puhkamas, ma olin täiesti paanikasse minemas sellepärast, et mul ei olnud nagu mitte millestki kinni hoida sel hetkel ja sellepärast tõenäoliselt mind mitte keegi mitte kunagi ei näe laulu peal, sellist asja ei juhtu mul ilmselt. Sest ma proovisin laulda kooris, on ju, aga ja ma ei mäleta palju meil seal popkoori peal Tartus oli, aga isegi popkoori peal. Popkoori peal, Raula Õel. Aga see oli nagu meeletult raske minu jaoks. Ma tegin seda 2 aastat. Esimene aasta oli kihvtim, teine aasta ma tundsin ennast millegipärast halvemini, ma ei mäleta praegu enam miks. Aga mõte sellest, et ma lähen sellist asja vaatama, siis meil peab olema mingi inimene, keda ma usaldan nii
noh, nii meeletult, et ma kujutan ette, et ta peab terve õhtu mu kätt reaalselt füüsiliselt hoidma. Siis mõtlesin, et see on vist ainukene vahend selle, et sellist asja läbi elada. Sest kõik need laulud ja kõik see mulle meeldib, aga seal on nii palju inimesi. No vot, see on nüüd see ahistus, see on see klammerdus, kuidas mina ei saa ema küljest lahti. Ja see on see minu vastand, see minu sisemine hirm. See on see, kuidas minu sisemine hirm peegeldub sinus ja sinu sisemine hirm peegeldub minu käitumises selles. Aga tänaseks ongi meil kenasti aeg. Kas meil on täitsa läbi, just ma mõtlesin, ma ütlen. Ütles, ega natuke üle, mis selle peale. Ei, ma siin mõtisklesin, ma olen ajanud väga pikka aega, see on nii sinu hirmu kui minu hirmu nüüd tõsine ületusmõte. Et me oleme siin neid saateid teinud ja see on lahe ja meil vist oktoobris saigi nüüd aasta täis ju. Me aasta tagasi oktoobris alustasime. Ja ma tahan väga, et me jõuaksime sinna, mida ma olen sulle mitu korda paneku teinud. Et me võiksime ikkagi hakata rääkima rahva ees. Põhimõtteliselt sarnane formaat. Me räägime mõnda aega mingisuguse teema lahti, mis me selleks hetkeks võtame. Meil on kuskil saalis alguses pisikene, pärast võib-olla suurem, kui me näeme, et huvi on rohkem, kui inimesed tulevad kohale. No ma panin juba Tallinna lauluväljaku kinni loomulikult. Sa oled nii ühel. Sa pead kõige üle nalja tegema, mis ma tahan. Ja ma lihtsalt, saad sa aru, mul on tunne, et see on midagi, mida inimesed tahaksid tulla kuulama. Ma tegelikult hullult tahaks, et keegi nagu kuskil kommenteeriks ja ütleks, et mis ta arvab sellest. Sest meil on neid vaatajaid juba siin natukene on ja on see siis YouTube või Facebook või kus iganes. Ma täitsa tahaks teada, mida teised arvavad. Sa ei taha meid nimetada kaksikleegiks. Ja ma olen suga päri, ega mina sellest nimest ka väga ei hooli. Aga põhimõtteliselt... Kas selle põhimõtte me nagunii ei ole või? Me oleme tegelikult kaksikleegid. Kui me kasutaks seda nime. Aga miks me peame seda nimega? Sa lubasid mingi ägeda nime välja mõelda. Ma ei tea. Me võime olla lumeleopardid. Oleme lumeleopardid. Väga hea. Aga ehk, selles mõttes, vaata, ma olen sulle aastaid rääkinud sellest, et mul on tunne, et me peame üheks saama. Ja see ei tähenda seda, et sina ära kaod. Ma ei arva, et ma ära kaon. Sina kaod ära. Mul ükskõik. Mind see ei häiri, ma võin ära kaduda. Okei, räägi nüüd. Ühesõnaga, tegelikult, kui inimesed tahavad kuulata, kuidas reaalselt kaksikleekide elu toimib. Ilma selle roosa vahuta selle ümber. Kaksikleekide elu ei ole nüüd see, et 2 tükki on kõrvuni armunud ja nüüd see on hoopis midagi muud. Et ma arvan, et see, mida me saame inimestele rääkida, on tõesti see reaalne kaksikleegi kogemus. Me ikka oleme lumeleopardid. Me oleme reaalne, jah. Okei, aga kuidas see nüüd on seotud sellega, et see ongi see, mida ma tahan inimestega jagada. Ma lihtsalt, saad sa aru, me just rääkisime meie hirmudest ja mul on meeletu hirm inimeste ees, aga mul on tunne, et selline vahetu suhtlemine, vahetu inimestele rääkimine ja siis näiteks küsimustele vastamine või koos arutlemine. Ma arvan, et see meeldiks inimestele. Ma arvan, et me võiksime seda teha. No, kas ta meeldib või ei meeldi, see selgub, aga üks asi on kindel, et üks asi, mis ma olen veendunud, on see, et kui sul on hirm, siis hirmust saad sa jagu hirmule vastu astudes. Sa pead sellest hirmust läbi minema. Nii, ja miks sa mulle siis oled mitu aastat juba vastu võelnud, et meil selline asi ei tohi, miks teeme selle ära? Ma ei ole võinud. Aga ärme nüüd niigi oma üleläinud aega selle peale rohkem kulutame. Loomulikult me võtame selle ette ja tegeleme sellega. Aga teiega oli taas väga meeldiv ja tänaseks me tõmbame otsad kokku ja nädala pärast kohtume jälle. Tšau, tšau.